Pärast holistilise treeningu lõppu ma mõne aja nii-öelda seedisin kõiki neid asju, sellepärast et ta on hästi kompaktne, hästi dünaamiline ja väga sügav koolitus. Et mõned asjad kindlasti nagu settisid ja mõned muutused algasid kohe. Et mis väga konkreetselt muutus, oli suhted. See, kuidas ma hakkasin suhteid nägema teise nurga alt. Kui varasemalt vaatasin niimoodi, et kui ma sain haiget, siis mul alati tunne, et et teised teevad mulle haiget ja mina olin nagu puhas. Aga pärast treeningut ma vaatasin, et ei, päris nii ei ole, et sa saad inimesena väga palju teha. Seda näitas treening. Treeningus räägitakse tegelikult väga palju suhetest, sellest suhtest, mis on mul endaga, kui sellest, mis on teiste inimestega ja väga palju sellest vastutusest, et mida ma saan ise enda jaoks teha ja mida ma saan teiste heaks teha selleks, et suhted oleksid head ja tasakaalus. Et see on teatav mõttemalli muutus, mis võtab kindlasti harjutamist, aega, omaks võtmist. Et see muutuski, et sa saad ühel hetkel aru, et et see õnn ei kuku sulle kuskilt pähe, vaid see õnn on väga selgelt seotud sellega, et mida sa igapäevaselt teed, väiksed asjad, mida sa oma suhetes teed, mis otsused sa tööalaselt teed ja siis hakkad vaikselt nägema õnne. Konkreetsemalt igapäevaselt suhetes mõttemalli muutus tähendab seda, et see, kuidas sa suhtled lähedastega, mida sa ütled, mida sa teed, kuidas sa panustad, kui palju sa nendega aega koos veedad, millise õhkkonnas oma mõtete, juttude, tegudega lood. Et see on see, mida sa saad ka vastu. Et kui sa lähed vihaselt ja pinges ja süüdistad, siis sa saad selle vastu, et tegelikult teine on sul nagu samamoodi vihane. Ja kui sa siis teed sellest järeldused, et näed, minu suhted on väga õnnetud ja sellepärast, et teine on kohutav inimene, siis tegelikult treeningus käsitletakse seda väga selgelt, et sa ei võta vastutust suhetes. Holistilise regressiooniterapeudi koolitus on järgmine koolituse haastamist lõpp pärast treeningut. Ja kui treening on selline, mis võtab läbi baasasjad elus, suhetes, vaimsuses, enda sees, siis holistiline regressiooniteraapia on see, mis läheb nendes asjades süvitsi. Ja sinna on väga mõnusasti terviklikult külge põimitud siis terapeudi koolitus, kus õpitakse terapeudi võtteid ja samal ajal minnakse süvitsi siis nendes asjades, mis treeningus on alguse saanud. Et kui sa küsid, et mida andis konkreetselt siis regressiooniterapeudi koolitus, siis ühest küljest terapeudide oskused ja teisest küljest nii-öelda võimaluse uuesti vaadata, aga juba nagu spetsiifilisemal ja kõrgemal tasemel nagu oma elule ja rakendada seda. Ma ütleksin, et ta oli nagu heas mõttes elus nii-öelda eksam, kus sa said ennast proovile panna, aga samal ajal kogu see terapeudi õppe oli nagu selline, kuidas ma ütlen, oli nagu tugi või toetus kõikides nendes katsetustes oma elus.